Trump on just pannud maailma liidrid nurka uue sõjalise võidujooksuga, mis algab Euroopas, läbib Ukraina ja jõuab NATO südamesse. Sellel teisipäeval, 12. mail 2026 tõusis surve pärast seda, kui Hispaania toetas Euroopa Liidu enda relvajõudude loomist. Saksamaa liikus koos Kiieviga edasi drooniprojektidega ja Atlandi allianss on hakanud kogema palju suuremat survet kaitsekulutuste suurendamiseks. Tegelikult paljastab see Trumpi šahmati. Rikkad liitlased peavad nüüd sõnadest tegudeni jõudma, raha lauale panema ja looma uue julgeolekustruktuuri, et seista vastu Venemaale, Hiinale, Iraanile ja teistele ohtudele, mis kasvavad siis, kui lääs näib olevat lõhestunud. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaudus versus standardiu, Milson Alvis. Hispaania sattus selle pöörde keskmesse, kui ta toetas Euroopa Liidu sõjalise jõu loomist vastusena kontinendi strateegilisele ebakindlusele. Hispaania minister José Manuel Albares ütles, et Euroopa ei saa elada iga päev oodates, milline saab olema järgmine Ameerika Ühendriikide otsus. See avaldus paljastab Euroopa valitsuste hirmu karmima stsenaariumi ees, kuid kinnitab ka seda survet, mille Trump juba aastaid tagasi lauale pani. Mandrikaitse ei saanud enam põhineda ainult Ameerika jõul, samal ajal kui paljud Euroopa pealinnad vältisid täielikku vastutust omaenda kaitse eest. Hispaania ettepanek muudab selle ebamugavuse ametlikuks päevakorraks ja surub Euroopa Liidu arutellu, mis varem tundus kauge. Rohkem juhtimist, rohkem sõjatööstust ja rohkem tegutsemisvabadust. Euroopa Komisjon töötab juba Rearm Europe'i ehk Readiness 2030 nimelise plaaniga, mille eesmärk on mobiliseerida kuni 800 miljardit eurot kaitseks. Pakett keskendub sellistele valdkondadele nagu õhutõrje, raketid, droonid, küberturvalisus, laskemoon, sõjaline mobiilsus ja Euroopa tööstuse tugevdamine. See fakt muudab arutelu kaalu. See ei ole ainult suveräänsuse jutt. See on raha, tehas, leping ja sõjaline planeerimine. NATO on samuti jõudnud karmimasse faasi. Vana eesmärk kulutada 2% SKP-st kaitsele on muutunud väikeseks. Ukraina sõda, Vene oht ja Ameerika surve suuremale vastutuse jagamisele. Poola on hakanud toetama, et NATO liikmed jõuaksid 5%-ni aastaks 2030, näidates, et Venemaa piirile lähemal asuvad riigid tahavad tegusid, mitte sõnu. Trump muutis arutelu alliansi sees. Varem käsitlesid paljud liitlased sõjalisi kulutusi kui venivat lubadust. Nüüd on sellest saanud poliitiliselt pakiline küsimus. Saksamaa tõi selle muutuse praktilise poole esile Kiievis. Saksa kaitseminister Boris Pistorius liikus koos Ukraina ametivõimudega edasi programmiga nimega Brave Germany, mis on suunatud kaitsetehnoloogia arendamisele, tehisintellektiga relvadele ja sügavlöögivõimekusele. Ukraina ja Saksamaa plaanivad samuti toota erineva tegevusraadiusega droone, sealhulgas mudeleid, mis suudavad lennata kuni 1500 kilomeetrit. Ukraina Basseria näitab, et uus sõjaline korraldus ei sünni ainult diplomaatilistel kohtumistel. See sünnib tõelisest sõjast, Ukraina kogemusest Venemaa vastu ja Saksamaa katsest taastada tööstuslikku võimekust lahinguväljal, kus domineerivad droonid, elektrooniline kaitse ja täpsed rünnakud. Vene sissetung Ukrainasse näitas, et Euroopa ei olnud valmis pikaks sõjaks omaenda mandril. Pingete kasv Lähis-Idas näitas, et energia, mereteed ja üha enam ka tarneahelad võivad muutuda survevahenditeks. Pinged Indo-Vaikse ookeani piirkonnas näitasid, et Jaapan, Taiwan ja Aasia liitlased ei saa samuti loota ebamäärastele lubadustele, kui Hiina suurendab oma sõjalist kohalolekut. Selles olukorras teeb Trump lihtsa järelduse. Turvalisus ilma omaenda kuludeta muutub nõrkuseks. Euroopa otsib omaenda tööstust. Ukraina pakub lahingus testitud tehnoloogiat. Saksamaa rahastab projekte. Poola nõuab suuremaid sõjalisi kulutusi. Ühendkuningriik püüab strateegiliselt Euroopale läheneda. Jaapan suurendab valvsust Hiina suhtes. Iisrael hoiab jõupositsiooni Lähis-Idas. Ameerika Ühendriigid teevad Trumpi juhtimisel selgeks, et liidri roll ei tähenda kõigi julgeoleku üksi kinni maksmist.
seetõttu ei ole kaitse enam ainult kindralite kauge teema, vaid sellest on saanud valitsuste, ettevõtete ja perede ühine mure. Seetõttu on see valitsuste ja perede asi. Sellepärast on kaitse muutunud ka perede jaoks oluliseks ja perede jaoks. Trump mõistis seda ja muutis selle nõudmise poliitiliseks relvaks. Aga lugu aitab selgitada, miks see pööre nii palju häirib. Pärast teist maailmasõda võtsid Ameerika Ühendriigid keskse rolli Lääne-Euroopa ülesehitamisel ja kaitsmisel. NATO loodi 1949 aastal, et takistada Nõukogude Liidu laienemist ja kaitsta mandrit uue sõjalise tragöödia eest. Külma sõja ajal hoidis Washington lääne kaitseliini toetamiseks Euroopas vägesid, baase, tuumarelvi, luure ja logistikat. See mudel aitas alistada Nõukogude Liidu, kuid lõi ka ohtliku harjumuse. Paljud Euroopa valitsused hakkasid Ameerika kaitset pidama loomulikuks osaks oma elu. Donald Trump murdis selle mugavuse. Nõudes kulutusi, tootmist ja vastutust, puudutas ta Euroopa poliitika kõige tundlikumat kohta. Julgeolekuarve jõudis tagasi eurooplaste endi lauale. Teiste riikide näited näitavad, et see muutus ei piirdu ainult Euroopaga. Poola soovib kiirendada sõjalisi kulutusi, sest asub Vene ohu lähedal ja teab, et viivitus võib maksta neile territooriumi. Jaapan jälgib Hiina survet merel ja õhus, samal ajal kui ta tugevdab oma kaitsehoiakut Pekingi suhtes. Ukraina on muutunud kaasaegse sõjalaboriks, näidates, et odavad droonid võivad avaldada tohutut mõju kallitele sõjalistele rajatistele. Saudi Araabia mõistab, et energia, vesi ja strateegiline infrastruktuur võivad saada sihtmärgiks igasuguse piirkondliku pingete kasvu korral. Igal juhul on oma reaalsus, kuid kõik viitavad samale sõnumile. Maailm on jõudnud faasi, kus liitlased peavad oma jõudu tõestama. Maailm on jõudnud faasi, kus liitlased peavad jõudu näitama. Maailm on jõudnud faasi, kus liitlased. Hiina jälgib seda ümberkorraldust tähelepanelikult. Peking hindab riski Taiwani vastu samme astuda või survestada Jaapanit, vaadates mitte ainult Washingtoni, vaid ka liitlaste valmisolekut. Kui Euroopa relvastub, Jaapan tugevdab oma kaitset, Ukraina jagab oma sõjalist kogemust, NATO suurendab kulutusi ja Ühendkuningriik läheneb Euroopa julgeolekule, siis muutub vastaste kalkulatsioon. Mis toimub Euroopas? Just see. Luua keskkond, kus Venemaa, Hiina ja Iraan leiavad, et neil tuleb silmitsi seista kallima blokiga. Euroopa võib seda nimetada autonoomiaks. Hispaania võib seda nimetada suveräänsuseks. Saksamaa võib seda nimetada tehnoloogiliseks koostööks. NATO võib seda nimetada uueks kaitse-eesmärgiks. Aga mõju on sama. Rohkem liitlasi võtab enda kanda sõjalise koormuse, mis varem langes ebaproportsionaalselt Ameerika Ühendriikidele. Lause on lihtne ja võtab olukorra kokku. Paljud juhid kritiseerivad Trumpi avalikult, kuid kohandavad oma eelarveid tema sillutatud teed mööda. Nüüd saab järgmine etapp olema otsustav. Euroopa Liit peab muutma miljardilised plaanid reaalseks tootmiseks. Saksamaa peab näitama tulemusi projektides Ukrainaga. NATO peab survestama liikmeid, kes käsitlevad kaitset endiselt kui kauget lubadust. Ühendkuningriik peab tasakaalustama partnerlust Washingtoniga ja koostööd mandriga. Ja Donald Trump kasutab iga kulutuste teadet, iga sõjatehast ja iga uut kokkulepet tõendina, et tema surve on muutnud liitlaste käitumist. NATO Ukraina. NATO peab näitama Ukrainale. NATO peab näitama tulemusi Ukrainas. NATO peab näitama projekte Ukrainas. Meie jaoks on Ukraina oluline. Aastakümneid lükati need ülesanded Ameerika Ühendriikidele. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.